Nii, olen Kirna pargis ja kõnnin siin mööda teid. Vaatan, kus jääb selline pink silma, kus ma peale tahan istuda. Tegelikult teised on hoopis ruumis sees, mõisas ja kuulavad, mida Enn räägib, selle koha ajalugu ja nii edasi. Aga mina olen seda kõike juba lugenud, nii et mina kõnnin pargis ringi, filmin parki. Istusin juba ühe vastava pingi peal, mis mulle meeldis ja pärast öeldi mulle, et see on närvide jaoks hea paik. Istusin seal nagu kleebitult, lihtsalt mõnulesin, sest tunnetasin sellist asja nagu selgroost oleks toru läbi ja mida mööda siis voolab energia. Täiesti nii, et kui ma pärast üles tõusin, siis oli selline tunne, nagu oleksin purjus. Jalad olid nii pehmed. Väga eriliselt see kord mõjus minule Kirna pink ja just nimelt see pink. Pärast juhatati mind veel ühe pingi juurde, mis oli bakterite ja põletiku ravimiseks hea koht. Ja kui siis terve see ekskursioon parki tuli, siis Enn näitas veel meile pinkisid, kuhu võib istuda. Üks pink oli selline, mis võtab ühendust kosmosega. Kosmose pingi juures ma istusin ka natukene igaks juhuks. Aga põhiliselt, kui üksi minna, siis on kõige parem mediteerida, sest kui lähed ekskursiooniga, siis ei anta sulle lihtsalt aega. Ka seal sees, otse mõisahoone sees, olid inimesed saanud energiat, rääkisid mulle, eriti kui nad sellise koha peal olid, kus lae muster kokku läks. Mina ronisin ka teisele korrusele, olen ammu sinna tahtnud minna, pole julgenud üksinda minna, aga nüüd, kus tegeleti grupiga, sain mina lipsata treppi mööda ülesse ja seal sain ma teha selliseid fantaasiapilte, mis mulle väga meeldivad vanast ruumist, kus on sambad ja kõik sellised asjad. Nii et olin väga õnnelik. Igal juhul mitte keegi ei pannud tähele, et ma seal üleval ära käisin. Aga ausalt öelda ma mõtlen, et öösel oleks seal küll väga vahva, sest juba siis oli selline kõhe tunne, nagu keegi passiks peale, kui ma seal üleval filmisin ja pilte tegin. Nii et see paik on tõesti üks energeetiline paik ja kui inimene ei usu, siis tema on kinni ja tema seda energiat kätte ei saa, mis seal voolab. Aga seal voolab tõesti eriline energia, väga õnnistatud paik. Ja kõnnin nüüd siin jalapingi juurde vististi. Kui see nüüd see allee on, siis allee lõpus on jalapink ja silmapink. Aga muidugi siin on igal pingil oma tähendus ja kui rohkem seal käia, siis jagab ära, kus miski on. Siin puude vahel on ka veel üks selline väikene pink ja siis selline mets nagu nurgas, sellised puud ja väga erilised linnulaulud, mida mina küll ei teadnud, mis linnud need olid, aga ma ei saanud seda peale videosse võtta, kuna tuul puhus ja tuule puhumine oli üle linnulaulu. Niisiis, kes tahab, võib minna mediteerima ja pärast mõisast ka seest pilti võib teha, sest seal on väga hea aura. Mina olen käinud vähemalt 10 korda Kirnas ja iga kord avastan midagi seal. Uusi pinke, uutmoodi energiat ja park iseenesest, kui lilled seal kõik õitsema hakkavad, on väga kaunis ja ilus. Mul on ka Facebookis ülesse pandud pildid Kirna mõisast ja pargist. Väga palju pilte, sest ma olen seal väga palju käinud. Ja
pildistanud nii talvel, sügisel, kevadel, suvel, igal aastaajal. Munki ma seal kahjuks näinud ei ole, aga üks inimene igal juhul nägi ja kui me olime bussis, siis tema rääkis seda, kuidas temale munk käe peale pani. Igal inimesel omad kogemused, nii et kui usku on, toimib, kui usku ei ole, siis ei toimi mitte üks asi. Kirna jaoks on tõesti vaja usku. Usku, et ma saan terveks. Ja siis saab Jumal imet teha. Usu läbi. See siis selline kirnaretk oli meil 12. mail sellel aastal.